tere! tere! Räägime Roosiaida perenaise Jaanikaga. Roosiait on väga uhke nimi. Kust see nimi pärineb? Roosiaida nimi tuleneb tegelikult ühest naisterahvast, kes on Roosiaida looja vanaema nimega Rosalia Ait. Ja nagu Rosaliat ikka, hüütakse roosiks ja sealt tuli siis Roosiait. Siin on nii palju kauneid asju, et kõik värvide järgi sätitud. Et kes need asjad kõik teinud on? Need asjad on valmistatud Eestis. Eesti käsitöölised on need teinud, et meil on praegu kokku koondunud üle 100 tegija. Täpselt numbrit enam ei tea, sest kui 100 täis sai, siis tundus see hästi palju. Et seetõttu on ka meie kaubavalik üsna mitmekesine. Ja. Kui nüüd keegi tahaks ka midagi siia müüki tuua, et kas see on siis võimalik? Ja, et käibki müüki võtmine, toodete müüki võtmine käib mitmeid teid pidi. Käib ühest küljest siis inimene astub sisse ja ta näitab, mis ta teinud on. See on, ütleme niimoodi, mitte kõige levinum, aga seda on. Teiselt poolt ka me leiame ise neid tegijaid, tooteid ja ütleme, need on 2 nagu sellist põhilist teed. Mina olen aga kuulnud jutte, et olete vaikselt kolimas. Tõsi. Kuidas sellega lood on? Me lähme võib-olla natuke lähemale kohalikule inimesele. Me liigume vanalinnas. Me praegu asume siis võib-olla vanalinna sellises ääres. Me lähme rohkem kesklinna poole. Et meie asukoht on selles mõttes väga tore. Meil on väga armas maja. Kliendid ütlevad, et see tee siia on hästi selge. Siia on tore tulla, jalutada linnas ja astuda Roosiaidast läbi. Aga tundub, et on aeg edasi minna ja proovida teisi kohti ja teisi viise. Vaadates siin ringi, siis siin on väga erinevaid asju ja väga erinevate nägudega asju. Et kes need Eesti inimesed üldse on, kes konkreetsemalt, kes neid teile teevad siia ja valmistavad? On vanaemasid, kes teevad sahtlisse või on teinud sahtlisse ja kõik lapsed, lapselapsed, sugulased on varustatud sokkide ja kinnastega ja meie talve vaadata, siis ega neid väga tihti ju vaja ka ei lähe. Ja on vanaemasid, kes on tulnud siia oma käpikutega ja öelnud, et neil ei ole midagi teha nendega, et nad on sahtlis lihtsalt ja neile väga meeldib kududa või heegeldada, kuidas keegi, eks ole. Ja nad on alati väga rõõmsad, kui me oleme midagi ära müünud. Nad on väga rõõmsad, kui nad saavad midagi juurde teha. Et sellist siirast tagasisidet ka nende poolt on väga tore näha. Väga palju on ka emasid, kes on lastega kodus olnud ja ma ei oskagi öelda, kas nüüd aega on nii palju, aga võib-olla kõrvalt hakata tegema lapse kõrvalt asjadega, mis pakuvad hingele midagi ja kes on käsitööga varasemalt kokku puutunud, et tihtipeale võetakse siis lapsega kodus olles jälle kätte. On ka selliseid emasid, kes siis soovivad anda edasi seda, mida nad teevad. Ja on ka suuremaid tegijaid, kes on mõelnud oma brändi peale, kontseptsiooni peale. Neil on logod, koduleheküljed, e-poed, hästi läbi mõeldud on kõik. Et tegijaid on tõesti seinast seina, võib öelda. Kena, aitäh sulle, et järgmine kord me lähme siis külla sinna uude kohta, eks?